Tere hommikust, musurull. Ärka üles, unekott, nunnupall. Ossa! Mis nalja see päkapikk teeb, kuidas ta selle koti sinna jaksas veel tõsta? Ise nii väike. Midagi veel. Vaata, äkki sussi sees on ka midagi. Ei ole hullu, emme pärast tõstab üles. On midagi sussi sees ka või? Võta suss alla. Küll sul on täna hea päkapikk olnud. Punane, hea. Tere hommikust. Kell on saanud juba miski 10. Preven lasteaeda viidud. Jõudsin koertega õues ära käia ja ma hakkan kohe ise hommikusööki sööma. Mis ma siin veel teinud olen? Kingitust hakkan ühte pakkima, sest et mu vanaemal on töö juures jõulukas. Ja ta palus, et ma paneks talle ühe kingipaki kokku. Nii et ma nüüd otsin, kuhu pakkima hakata. Aga ma ilmselt proovin sellest ise mingisuguse kotikese teha. Samas ma leidsin praegu sellise karbi, mida saaks hästi pakkida. Aga ma kohe mõtlen edasi. Põhimõtteliselt kõik need kenasti mõhuvad siia sisse, selle karbi sisse, välja arvatud see küünal, aga ma siis pakin niimoodi eraldi seisvalt. Et näitan siis siia sisse siis läks selliselt. Nii-öelda pudipadi. Siin on pesapoe see kotike ja siis siin sees on seep. Ülihea lõhnaga. Siis teeküünlad. Teeküünla see alus. Siis karamelliseeritud mandleid. Pakkisin nunnult ära niimoodi. Siis ma pakin need siia sisse. Ma lõikasin siin juba nöörid valmis. Mulle küll meeldiks siuke pakike saada, nii nunnu. Ja siis see küünal. Ma ei tea, kas mul annab sellest teha siin mingisugune kotike. Ma vaatan, et ikkagi jääks üsna tugev ka, siis mul ei ole sellist jõuluteemalist kotikes kodus üldse. Mul on kõik need. Ma vaatan ühesõnaga. Ma söön vahepeal kiire hommikusöögi. Ma tegin eilsetest nendest lehtaigna jäänustest, tegin siuksed rullikesed. Nad olid mul üle öö külmkapis nagu küpsetamata kujul. Ja ülihead, ma juba ühte proovisin. Imeline. Ma mõtlesin, et ma võiks chatting ka teiega samal ajal, kui ma olen siin selle pakikese tegemisel, aga ma ei ole kindel, et mul siuke multitasking välja hästi tuleb. Ma uuendasin üks päev siin seda CapCuti. CapCut on siis see, kus ma monteerin neid videosi kokku, on ju. Ja siis ma kohe vist ei pannuki tähele, aga ma nägin, et mul on 2 viimast korda veel alla laadida tasuta, ilma vesimärgita. Ja siis ma mõtlesin, okei, nagu mis asi see on, et milline see vesimärk siis välja näeb, on ju. Ja vesimärk on siis põhimõtteliselt see märk, mis nüüd siin paremal nurgas on. Et õnneks seda ei ole nii hästi tähele panna, aga hetkel on küll siuke tunne, et ma ei raatsi lihtsalt 11 eurot kuus maksta veel eraldi selle peale, et mul seda märki seal ei oleks. Nii et ma loodan, et see teid ei häiri mind natukene, aga vaatame. Äkki ma ikkagi tellin selle CapCut Pro ka ära, sest et ma saaksin ju vaadata mingisugust teist tasuta, mingisugust äppi ka, aga lihtsalt asi on selles, et siis mul läheb jälle monteerimisega seda võrra kauem aega, sest ma pean uut äppi hakkama nagu õppima alles kasutama. Nii et las see vesimärk olla, ma arvan seal. Andke mulle palun kommentaarides teada, kas see vesimärk teid väga häirib või mitte, sest et no ma ei tea, ma lihtsalt hetkel ei näe mõtet ainult selle vesimärgi pärast 11 eurot kuus maksma hakata. Või mis teie arvate? Kas on mõtet või mitte? Seda enam, et ma teen seda ju ikkagi lõppude lõpuks sellepärast, et mulle meeldib ja ma ei tea, kas mul see enam meeldiks, kui ma peaksin sellele peale hakkama maksma. Noh, saate aru, ma loodan, et saate. Nagu näha, siis mul see multitasking välja ei tule, sest et kui ma räägin,
siis ma jäängi rääkima. Ja kui ma teen midagi, siis ma jäängi tegema. Ma just tegin küünega sikatki juba võlla. Tere! Okei, mida iganes. Sorry. Mul vahest vaata on need hetkid, kus mingi veidrused võivad välja lihtsalt. Ma lihtsalt kuidagi ei jõua kaugemale. Ma proovin uuesti siis. Ma ei tea, kuidas seda kalustada lihtsalt. Selles on asi. Ma vaataks mingit tutoriali, kui ma ei peaks telefoni samal ajal filmimas hoidma. Nii et selles mõttes on nagu see telefoniga filmimine ülinõme. Aga samas ma hakkasin mõtlema üks päev. Ma ei mäleta, kellega me rääkisime selle teemal, aga ühesõnaga, et ma ei tea, kas see nüüd häirib, et siin nii kõvasti on. Kuidas siis nagu telefoniga filmimine üldse nagu on, et kas nagu on mugav või pigem mitte või oleks ikkagi kaamerad mõttes nagu soetada ja siis muidugi ma tahaks endale kaamerat lihtsalt selle kvaliteedi pärast. Aga teiseks, siis ma peaksin teda igal pool kaasas kandma, siis ma pean teda eraldi laadima, siis ma pean kõik need failid laadima arvutisse üles ja siis arvutiga monteerima ja minu arust see võtaks omakorda veel rohkem aega. Nagu ilmselt ka see on harjumisasi, kindlasti. Mul on lihtsalt siuke tunne, et ma peaksin ajaliselt veel rohkem panustama. Ja praegu ma mõtlen, et ilmselt ma ajan veel natuke aega enda telefoniga läbi. Ja mul meeldib just see, et ma saan nagu telefonis nagu kõik ära teha. Et telefonis on mul kõik need failid olemas, seal ma saan monteerida, telefonis alla laada ja telefonis nagu siis YouTube üles laadida. Aga mul lihtsalt tundub, et siis oleks nii palju vahelülisi. Aga ma ikkagi tahaks üks hetk nagu kaamerad just selle, siis see on nagu õige asi, vaata. Ja siis kvaliteet on ka kindlasti 100% teine, ma tean. Vaatan ju siin teisigi YouTuberid ja siis ajab nagu kadedaks küll. Aga samas ma proovin endale sisestada seda, et ma alles alustan. Et üks hetk, kui ma peaksin jõudma mingil põhjusel nii kaugele, et ma kas või teenin sellega euro kuus või midagi sellist. Et siis ma võin hakata mõtlema sellele, et ma panustaksin ka sellesse nagu rahaliselt. Vähemalt minu mõttemaailm nagu käib niipidi hetkel. Sest et minu arust nagu andke teada, kas see kvaliteet on nagu allarvestuse või mitte, sellepärast, et minu arust on ta täitsa okei. Aga samas ma võin seda mõelda sellepärast, et võib-olla ma olen harjunud. Et võib-olla, kuna ma näen igapäevaselt seda kvaliteeti, et siis minu jaoks on nagu okei, aga kas tegelikult ma isegi ei tea. Samas ma vaatan teisi YouTuberid ja mul tundub ka, et nii mõnedki teevad, no just ma mõtlen Eesti omad, et nad teevad ka nagu telefoniga ja minu arust pole mitte midagi hullu nagu selles suhtes. Aga lampi nüüd siin sellistel teemadel, kuigi mul on vaja ikka see kotik ära teha, täiesti väige. Nii, ma enam ei jutusta, sest et muidu ma ei saa tehtud. Tuli. On nagu on. Ma arvan, et sobib küll. Vähemalt on ilusti kõik siin ühe pakendi sees ja ei ole kuidagi pilla-palla. Et kõik ilusam ei ole muidugi, aga on mis on ju. Tahad stiksi või? Tahad või? Tahad või? Tahad või? Taga või? Sa ka tahad või? Tšau! Mina jälle teel tööle. Ma ei tea, mis toimub, kas kõik kordavad, et tee on libe, mis võib vabalt olla, aga lihtsalt kuimavad, ma ei tea. Mul on nagu jälle minuti peale minek ja kõik kuimavad, ma ei saa. Selles mõttes, jah, ma oleks võin sellega arvestada, et võib tee olla mulle täpselt sellised, et ongi libe ja kõik, aga kus ma arvestasin sellega? Nope. Igatahes mul on jälle seal suurte kottide asjadega kõik asjad kaasas. Täna on vaja ju jälle lauad katta. Lasteaias on mul diplomite asjade jagamine. Nii et kõik on kaasas, ma vähemalt loodan. Ja need inimesed lihtsalt ei sõidagi kiiremini kui 50. Okei, millal ma neist mööda saan sõita?
Need jõuluistumised on hästi toredad küll, aga iga kord tuleb jälle laud katta, midagi laua peale viia ja täna ma olengi selline, võib öelda, et laisk olnud, et ma ostan lihtsalt midagi poest laua peale. Ma ise midagi vaaritama ei hakanud, aga ma arvan, et sellest ei ole hullu. Vaatan, ma tahaks ise midagi värsket, viinakarju või miskit. Tšau, tervistust! Nagu näha, olen koju jõudnud. Jälle on olnud üks väsitav päev, aga selle eest väga tore päev. Mul on nii toredad tantsijad. Tõesti toredad. Ma lubasin, et ma näitan. Ma oleks nii võina näidanud, aga ma lubasin neile ka, et ma näitan siis, mis nad mulle kinkisid. Ma ise ei ole ka vaadanud. Nii et saab väga huvitav olema. Nii et teemeks siia õhtu lõpuks veel selle kingihauli nagu ka eilses. Minu arust see on nii põnev. Minu jaoks vähemalt väga. Selle kingituse tegi mul siis kaalagrupp. Preven juba alustab hauli. Kingihauli. Siuke jõuluvana. Punases toonis. Saan ta endale kuuse peale panna. Kui me riputame koos. Šokolaadi. Kommi. Nad olid selle kingituse teinud niimoodi, et kõik tõid siis selle kingikoti sisse midagi, nii et kõik ostsid ühe asja. Tegid siis kamba peale selle kaardiga. Imeline. Ja siia sisse ma piilusin küll. See on lihtsalt maru äge lihtsalt, vaadake. Nad kõik olid ise ennast siia joonistanud. Nii et kõik need, kes mul kaalagrupis on, nimelt siis on. Ma siis ütlen ka. Kaalagrupis siis tantsivad Kirke, Heeli, Karoliine, Laurette, Berit, Miia. Miks Beriti taga on hapukurk? Ilmselt seepärast, et ta joonistas ennast hapukurgiks, okei? Berit, seleta mulle seda. Issile palju õnne, jah. Prevenil seostub kohe kinkidega see, et Issil on sünnipäev. Siis ta hakkab Issil ütlema palju õnne, Issi. Ja siis veel kaalatantsijad on Miia, Agnes, Heleri, Sandra, Susanne ja Liis. Kõik need siis on siin. Jaa. Kas on palju õnne? Ei ole. Oota, emme loeb, mis tüdrukud kirjutasid kohe. Kallis Kiku, soovime sulle kaalaga häid jõule ja palju energiat. We love you. Oh. Vot nendel päevadel ma mõtlen küll, et no ma teen ikka maru õiget asja. Tõesti, nad on nii ägedad. Nii, lähme edasi huuliga. Lõhnaküüna. Väga hea valik, sest et mina olen see inimene, kes lihtsalt kogu aeg küünlaid põletab. See vist ei ole lõhnaküünal, mul tundub. Ei, aga igatahes siuke üliäge see nagu jõulukuul. Aga tegelikult on sees küünal. Äge. Pleed. Mul meeldib see, et ta on siuke tekstuurne. See kulub kohe raudselt ära. Thank you. Pleede ma ka armastan. Siis üks ema tõi mulle tegelikult 2 ise tehtud homemade. Jaa, söö. Üks ema tõi mulle tegelikult 2 iseenda tehtud küünalt.
üks oli sinine, aga meil läks ühe kingiga seal natukene jamasti, et 2 tantsijat olid teinud ühele inimesele kingi ja siis need olid nagu tüdrukute kingid ja siis see poiss jäi nagu kingist ilma ja siis ma panin enda asjadest kingi kokku. Ja siis sinine küünal oli seal nagu, nii et see sobis talle väga hästi ja õnneks see poiss jäi enda kingitusega väga rahule, nii et ta sai hästi palju magusat. Ja mis ta veel, mingisuguse jõuluvana kuju, ühesõnaga vähe enda ema tehtud. See on siis apelsini, mango, piparkoogi jõul kullaga. Metsoja käsitöö. Ma ei tea, kas nad müüvad ka. Väga äge oleks igatahes. Ka lõhnakas, nii tore. Siis veel magusad. Talisel on väga hea meel magusa üle. Nii et tema jaoks on see win-win. Wow, on see alles kuuseehe. Issand kui ilus. Tema saab ka kohe kindlasti kuuse peale. Isegi kui ta ei ole punane. Aga ma arvan, ta sobiks väga hästi kuhugi tippu. Issand, I'm obsessed. Jõulukruus. Selle ma riputan ka homme sinna enda jõulukruuside juurde. Nii, ja siis veel üks küünlake. Siuke mini, nunnu, inglike. Saab dekoratsioonina ka kenasti ära kasutada. Nii ilus. Ja siis viimane trenn oli mul koos Järvakandi ladinagrupiga. Ja siis nemad ka kinkisid mulle sellise pakikese. Ma ei ole siia sisse vaadanud, kohe piilume. Issand, kui hea mõte. Ja siis piparkook ka veel kõrvale, kus siukseid asju osta saab. Seda peab küll alt uurima, üliäge. Ja siis siuke nagu sammal sees. Seda peab raudselt ära taas kasutama. Saad ära süüa selle või? Jah. No, see läheb Preveni kõhtu igatahes. Nii ilus. Ja tisu. Issand, kui ilus. Nii armas. Mulle väga meeldib kingitusi saada, aga võib-olla no tegelikult ajaga ma olen ilmselt paremaks saanud ka, aga nagu minu jaoks on natuke kingituse saamine ka siuke nagu veits awkward. Et nagu ma olen alati ülitänulik, aga tihtipeale nagu ei oska nagu sõnadesse panna selles suhtes. Aga no kellele ei meeldiks kingitused ja ma olen nagu nii tänulik. Homme siis on vaja mul riputada need kuusele. Aitäh tüdrukutele, aitäh Eihale, kes mul need kingitused tegi. Homme siis riputame koos. Täna ma ei hakka neile kohta otsima, sest ma tahan magama minna, ma olen väsinud. Ja homne päev näeb siis välja selline, et mul on jälle 2 jõuluistumist. Siis vahepeal on üks, oota, ära veel pane kinni. Siis vahepeal on üks flex, siis on vahepeal üks Fuertede tavatrenn, sest et Fuertedega mul oli eelmine nädal trenn ära või see jõuluistumine. Ja siis mul hakkab puhkus ja mul puhkuse ajal on ainult 2 trenni, sest et teised on punased päevad ja noh, eks inimesed on igal pool laiali. Või ära katki teeks ju. Tuleb palju vapupäevi. Ja kes ei oleks selle üle õnnelik, tõesti. Ja Prevenil hakkas ka nüüd tänasest puhkepäevad kuni 6. jaanuarini. Ja issand jaanuar tuleb ja Prevenil tuleb ka kohe sünnipäev. Mu venna tuleb sünnipäev ja Martenil siis väiksel vennal. Ja jah, võt, nii. Aitäh, et sa jälle vaatasid. Ja kui sa ei ole kõikide nende kordade peale mind veel ikka veel subscribe'inud, siis nagu miks? Tee seda, ole hea. Ja sa võid mind Instasse ka jälgima minna. @Krissuke. Ole tubli. Tule ütle ka tšau. Oota, ma tõstab sind. Tšau.